Ja tere tulemast tagasi ning tere Kerli. Saan aru, et täna tutvustad sa uusi liikluskorraldusvahendeid, mida aina rohkem meie maanteedel ilmub ja mis aitavad juba praegu autojuhtidel talvistes oludes ohutumalt liigelda. On nii? Just nii, täna räägime muud teabega liiklusmärkidest ja tabloodest. Sellised esimesed märgid paigaldati Tallinn-Pärnu-Ikla maanteele 2018. aastal ja siinsed sõitjad on nendega ilmselt juba harjunud. Kas neid aga tuleb ka mujale ja kuidas need päriselt toimivad, sellest täna räägimegi. Talve tulles alandatakse meie kiirematel maanteelõikudel lubatud piirkiirust ning tõstetakse seda kevade tulles taas. See tähendab, et 2 korda aastas peab välja vahetama üle 100 plekkmärgi. See on tohutult suur töö. Kas muutuva teabega liiklusmärkide kasutegur ongi see, et neid ei pea kogu aeg välja vahetama? Peamine kasutegur on siiski liiklejatele säästetud aeg. See tähendab, et kui teeolud on head talvel, siis me saame lubada suuremat piirkiirust kui 90 km tunnis. Ja teiseks oluliseks kasuks on liikluse ohutusega paranemine. Et kui teeolud on keerulised, et siis saab liiklejaid hoiatada ja ka vajadusel piirkiirust alandada veel madalamale kui 90 km tunnis. Tallinn-Pärnu-Ikla maanteel on praegu 32 muud teabega kiirusmärki, 12 kiirushoiatusmärgi kombinatsiooni ja 8 suurt infotablood. Infotablood hoiatavad libeduse, ummikute või õnnetuste eest. Tee sulgemise korral kuvavad tablood infot ümbersõiduteekonna kohta ning ummikute puhul teavitavad nendega kaasnevast ajakulust. Head vaatajad, mul on ainulaadne võimalus teile näidata, kuidas muud teabega märkidele info tegelikult jõuab. Kuidas see töö siis käib? Kõik märgid on meil ühendatud liiklusjuhtimissüsteemiga ja Maanteeameti liiklusjuhid läbi selle süsteemi siis vahetavad infot märkidel. Kas see tõesti käib kõik käsitsi või toimub midagi ka automaatselt? Selle süsteemi süda on ikkagi automaatika. Ehk me juhime neid märke sõltuvalt siis tegelikest tee- ja ilmastiku oludest poolautomaatselt. See tähendab, et päevasel ajal süsteem jälgib pidevalt teeilmajaamade andmeid, parameetreid. Iga 5 minuti tagant saadetakse meile uued andmed ilmajaamadest. Süsteemi on sisestatud juhtimisreeglid, ehk see tähendab, et kui mingid jaamade piirväärtused saavad ületatud, siis süsteem teeb liiklusjuhile ettepaneku näiteks muuta kehtivat piirkiirust või hoiatada liiklejaid läbi hoiatusmärkide või infotabloode. Liiklusjuhi ülesanneks siis on kontrollida veel üle ka kaameratest ja muudest allikatest, kas vastav liikluskorralduse muudatus on õigustatud ja vajalik ja siis kinnitada siis see süsteemi otsus. Liiklusjuhtidele annavad infot veel teehooldussõidukite jälgimissüsteem ning teeilma prognoosisüsteem, mis hoiatab näiteks saabuva lumesaju eest. Ehk kui päevasel ajal on näha, et kohe on näiteks tulemas suurem lumesadu, siis me ohutuse kaalutlustel piirkiirust üle 90 km tunni ei tõsta. Nüüd aga vaadake tähelepanelikult. Just nii alanes teie silme ees sõidukiirus päikeseloojangul. Öisel ajal, kui liiklusjuhte tööl ei ole, toimib süsteem teeolude info põhjal täis automaatselt, alandab vajadusel sõidukiirust ja saadab hoiatusi infotabloodele, kuid automaatsüsteem ei luba talveperioodil piirkiirust üle 90 km tunnis. Mind hakkas päris tõsiselt huvitama, aga mis saab siis, kui on suur lumetuisk, kas need märgid kinni ei tuiska? Esimese talve kogemus näitas meile, et tegelikult paaril korral talve jooksul meil esines seda probleemi väga spetsiifiliste tingimuste juures. Märgid sarnaselt tavaliste plekkmärkidega kattusid lumega. Et sellel talvel me siis 2 kiirusmärgil oleme katsetamas märgi soojenduslahendust, et vaatame, kuidas see toimib. Aga kui elekter peaks ära minema? Kiirusmärgid elektrikatkestuse korral töötavad edasi vähemalt 3 tundi. Kui on pikaajalisem katkestus, siis paraku märgid lülituvad välja, aga see sisuliselt tähendab ikkagi seda, et tavaline liiklusseadus ikkagi kehtib edasi ja lubatud piirkiirus on 90 km tunnis sellisel juhul.
Tagasiside muutteabega märkide kohta meie teedel on olnud väga hea ja lähiaastatel on neid jõudsalt ka juurde tulemas. Esmajärjekorras on ootamas Kose-Võõbu lõik. Seal siis on ka meil 3 asukohas uudsed lahendused, kus automaatselt hakatakse tuvastama teed ületavaid metsloomi. See süsteem siis töötab niimoodi, et kui radarid tuvastavad metslooma, siis muutuva teabega märkidega alandatakse piirkiirust teel ja hoiatatakse liiklejaid ohust. Lähiaastatel saab muutuva teabega märgid ja tablood ka Tallinna ringtee ning plaane on mujalegi. Muud teabega märgid ja tablood on tulnud, et jääda. Järgige nende sõnumeid, hoidke kinni piirkiirusest ja head teed!